Järgmine Kadri on nüüd valmis pannud ennast. Kadri Rauba on Linda Nektar aktsiaseltsi juhatuse liige. Just. Kuidas sellel aastal üldse saak on? Tänan küsimast. On. Linda Nektar tunneb On. hästi ennast. See on nüüd see sama koht, kus paremini. Küsid eestlase käest, kuidas on, siis vaatab katlustava pilguga kõigepealt. Just. Miks sa uurid? Aga palun, Kadri. Aitäh sissejuhatuse eest ja nii nagu Urmas ütles, et minu nimi on ka Kadri ja ma olen kagu-eestlane. Ja pärit olen ma Räpinas, sündinud Räpinas, elan endises Orava vallas, praeguses Võru vallas, Piusa jõe ääres. Minu kodus Tallinnas Raekoja platsi on 280 kilomeetrit. Ma sõidan iga päev tööle 63 kilomeetrit Anslavalda. Ja selleks kulub umbes täpselt sama palju aega kui Tallinnast Viimsist kesklinna ehitustööde ajal. Vahe on selles, et mina liigun kogu aeg. Millest siis minu esitlus räägib? Et ma panin nimelt selle Kagu-Eesti või Kagu panin sulgudesse, et mulle ei meeldi tõmmata piire. Ja eriti just ettevõtluses, et mida kaugemale need piirid lükata, seda rohkem võimalusi on. Et tegelikult kas me räägime Linda Nektarist, kas nagu Antsla valla ettevõttest, Võrumaa ettevõttest, Kagu-Eesti ettevõttest, Lõuna-Eesti ettevõttest või hoopis Eesti võttest, vahet pole. Oma esitluse jooksul ma teeks põgusa ülevaate Linda Nektari ajaloost, selle valudest ja võludest ja kuna saalis on nii palju riigiametnikke, siis ma mõtlesin, et käiks õige läbi, et milline on ühe väikeettevõtte, tootmisettevõtte suhe riigiga. Ja kui aega üle jääb, siis viimasel slaidil tuleb ehk välja ka õnnevalem. Kes või mis on siis Linda Nektar? Linda Nektaril on päris pikk ajalugu. Oleme endise Linda kolhoosi järglane. Aktsiaselts Linda Nektar kui selline moodustati 90. aastate algusel Linda kolhoosi erastamise teel. Järgnevad 10 aastat olid sellised põnevad aastad, mille jooksul meie omanikud vahetusid mitmeid kordi ja olulisem omanike muudatus ehk toimus 2002. aastal, kui ettevõtte enamus osaluse ostis Soome monopoli Primalco käest Erik Hagström, kes nägi siis selles natukene kulunud tootmishoonetes ja roostest kääritusmahutites perspektiivi. Ja tema oli see mees, kes asus ellu viima ideed, et struktureerida ärikliendile ettevõtte mudelile. Ja see, mida me siis teeme, on kääritamine, ehk siis lihtsalt öeldes me oleme veinivabrik. Tootmismaht on hetkel meil 10 miljonit liitrit aastas ja me oleme kasvanud läbi arenduse ja innovatsiooni. Mida see viimane lause tähendab? See tähendab seda, et kui aastal 2005, kui ma liitusin Linda Nektariga, oli meie ettevõtte tootmisvõimsus 2000 või 2 miljonit liitrit, siis praeguseks on see 10 miljonit liitrit ja töötajate arv on sama. Ehk 12 töötajat. Ja mis väärib ka ehk märkimist, on see, et me oleme börsiettevõte, olgugi et börsilasteaias ehk siis alternatiivturul. Me oleme üks 2 väljaspool Tallinnat asuvast börsiettevõttest ja ainuke Lõuna-Eesti börsiettevõte. Minu käest on küsitud, et miks te läksite börsile, mis see teile annab. Aga miks mitte? Et kui ettevõtted laiendada, selleks on vaja kapitali. Ja nagu eelkõnajad ka rääkisid, et selleks on vaja raha. Et raha saab ka mitmel viisil, et sa võid minna panka, võid laenata, võid pöörduda omanike poole, küsida, et meil on vaja raha ja võib ka minna börsile, kaasata investorid. Meie valisime selle viimase võimaluse. Ja kindlasti on ka börsil olemine üks kvaliteedimärk, ehk siis varasemalt, kui Linda Nektar oli lihtsalt üks tavaline aiatagune ettevõte, keskel ei mida, siis nüüd oleme me siiski börsiettevõte ja kui me suhtleme oma välismaa partneritega, et siis on oluline argument, et saamaks
mõne suure rahvusvahelise kontserni tarneahelasse, et see, et me oleme börsiettevõte, meie tegevus on läbimõeldud, läbipaistev ja et me oleme kõik oma plaanid ilusasti läbi mõelnud. Kui rääkida veel ka põgusat ajaloos, siis ma ei tea, kui hästi need pildid paistavad tahapoole, aga esimesel pildil on siis see ettevõte aastal 2002. Ja keskel on siis need roostes mahutid või mailmahutid ja nüüd võib muidugi rääkida ka tollel ajal valiti töötajaid tööle selle järgi, kas naised mahuvad luugist sisse või ei mahu mahutit pesema. Praeguselt seda teevad meil automaatika ja pesukeskused. Ja tegemist oli ka käsitööga. Siin alumisel pildil näeb siis meie ettevõtet siis 2019 jaanuaris. Oleme ehitanud juurde uued hooned, oleme korrastanud vanad hooned, oleme korrastanud infrastruktuuri, pannud maha asfaldi ja ma usun, et erinevust märkavad kõik, kes siin saalis viibivad. Mis siis on meie areng olnud? Siin on palju keerulisi tehnoloogilisi termineid. Esimene asi ümberprofileerumine, ehk siis me enam ei tee pudelisse pandud veine, vaid toodame toorainet, meie klientideks on suured joogitööstused ja õlletööstused. Ja kui ma tulin tööle, siis oli minule antud oluline ülesanne, et ma pean tagama siis nendele tööstusettevõtetele vajaminevad mahud. Aga kuidas teha, kui käärimine kestab 1,5 kuud, mahuteid on vähe ja selleks me hakkasime vaatama ringi, et millised on siis võimalused siis neid protsesse kiirendada ja arendada. Ja tulemus on see, et kui varasemalt kestis käärimisprotsess 1,5 kuud, 2 kuud, siis nüüd me saame selle sama alkoholi kätte 10 päevaga. Ja kuidas me sinna jõudsime? Üks on see, et me oleme väga palju raha, aega ja muid ressursse pannud arendustegevusse. Ettevõtte poolt teenitud kasum on tagasi investeeritud. Me oleme kaasanud ka riigi raha ja erinevad toetusi. Me oleme osaliselt ehitustööd ja rekonstrueerimistööd tootmishoonetesse teostanud PRIA abiga. Me oleme teinud toote- ja tehnoloogia arendust EAS-i abiga. Ma oleks tahtnud ka hirmsasti panna ka siia KIK-i logo, aga kahjuks me seda teha ei saa, kuna me oleme taotlenud juba 3 korda raha meie reoveepuhasti rekonstrueerimiseks, milline töö on tingitud jällegi kohaliku omavalitsuse arenguplaanidest ja investeeringuplaanidest, et saada siis toetust reoveepuhaste rekonstrueerimiseks, aga kahjuks me seda ei saanud ja põhjus on see, kuna nimetatud meede eelistab pigem vee-ettevõtjad ja vee-ettevõtjale antud lisapunktid jäävad meil puudu ja paraku me jääme joone alla. Et me võiks küll tõsta oma osalust maksimaalse peale, aga siis jällegi teisalt kaob nagu mõte selle toetusele üldse ära, sest see bürokraatia, mis käib nende toetustega kaasas ja see hinnatase, kui läheb pakkumisi võtma ja ütled, et jah, ma teen seda nüüd toetuse abil, siis on oluliselt kallim ja siis kaob see abi mõttekus üldse ära. Et olla üldse tootmisettevõte ja toiduainetööstus, siis mis selleks vaja on peale ägedate inimeste ja äriidee. Et kõigepealt sa pead oma ettevõtte registreerima, on majandustegevusregister, siis pead olema ka tunnustatud toidukäitleja ja selleks, et sa saaksid olla tunnustatud toidukäitleja, siis peab olema sul enesekontrollisüsteem. Selleks, et sa saaksid toota alkoholi, sa pead olema registreeritud aktsiisiladu, sa pead tõendama ja tõestama, et sa kõik oma tegevused, mis sa aktsiisilaos teed, on jälgitavad ja kooskõlas seadusega. Ehk siis sa pead ka olema pädemõõtja, kõik need alkoholi ja aktsiisikoguste mõõtmised peavad toimuma heaks kiidetud metoodikate abil ja kalibreeritud ja taadeldud vahendite abil. Iga tootmisettevõte tekitab ka jäätmeid ja kasutab ka mingil määral ka loodusressurssi. Meie kasutame kõige rohkem kohalikku vett, ehk siis meil on oma puurkaev
ja paraku, kuna toiduainetööstuse üks põhitegevustest on hügieen, siis kulub meil ka väga palju vett pesule ja see pesuvee tuleb ka kuskile suunata. Ehk siis selleks on meil vaja keskkonnalubasid vee võtmise jaoks ja reovee suunamise jaoks. Ja et kõike seda nagu mõistlikult ettevõttes korraldada, siis me oleme valinud oma tööriistaks siis ISO kvaliteedi juhtimissüsteemi, ehk siis me vastame ka ISO 9001-2015 nõuetele. Kuna saalis on hästi palju riigiametnikke, siis ma mõtlesin, et kordaks kõige üle, et milline on siis ühe 12 töötajaga väikeettevõtte, tootmisettevõtte suhe riigiga. Ma võin julgelt väita ja ütelda välja, et Linda Nektar tegutseb range riikliku kontrolli ja järelevalve all. Mida see siis tähendab? Et mida teeb Maksu- ja Tolliamet, teate kõik, et mille vastu ta huvi tunnab. Lisaks on meil ka siis aktsiisikeskus, ehk siis nende ülesanne on jälgida ja kontrollida, et kogu meie tegevus toimub kooskõlas seadustega, alates sisendtooraines kuni siis aktsiisikauba väljastamisele. Selleks me peame olema akrediteeritud. Veterinaar- ja Toiduamet jälgib, et meie kogu tootmine oleks kooskõlas järjekordselt seadustega, et oleks puhas, meie kasutavad toorained vastaksid nõuetele, meie tootmisruumid oleks puhtad, meie töötajate hügieen oleks korras ja meie tooted vastaksid ka nendele nõuetele. Terviseamet jälgib, et meie puurkaevus võetav vesi on puhas ja vastab nõuetele, selleks me peame tegema nii pika Mendelejevi tabeli analüüsid ja me peame tegema ka oma veekava. Päästeamet jälgib siis, et meie tootmisruumid on ohutud, et me oskame käituda kriisiolukorras ja kui me midagi juurde ehitame, siis me vajame ka Päästeameti kooskõlastusi. Tehnilise järelevalveamet vaatab, et meie gaasiseadmed vastaksid siis ka nõuetele ja ei lendaks orbiidile. Finantsinspektsioon jälgib seda, et me täidaksime investori ees oma kohustusi, et kõik investorid oleks ikka võrdselt koheldud. Keskkonnainspektsioon jälgib, et meie veekasutus ja meie tegevus ei tekitaks keskkonnale kahju ja Tööinspektsioon vaatab siis, et meie töötajate töötingimused oleks siis head. Ja võib-olla ma unustasin mõne asutuse veel kirja panna, lisaks siis nendele riikliku järelevalve kontrollile käib meil iga aasta siis ka raamatupidamise auditeerimine, siis käib meil iga aasta ISO audit käib, siis käivad meie kliendid tegemas, välisauditit käivad tegemas, kuna me oleme taotlenud raha ka PRIA käest, siis on ka PRIA käib vaatamas, et kas investeeringud on tehtud ka ette nähtult korras ja ka EAS käis meid kontrollimas ja ma ei tea, võib-olla käib veel keegi kontrollimas. Milline on siis meie ettevõtte aruande kohustus? Ma ütlen veel kord, et meie ettevõttes on 12 töötajat. Me esitame iga aasta Statistikaametile 57 aruannet. Tunnistan ausalt, et mina olin see inimene, kes helistas Statistikaametisse ja küsis amnestiat. Peale 10 aasta peaaegu kohusetundliku aruannete esitamise eest. Amnestiat ma ei saanud. Ja kahjuks ma ei saanud ka lahutada raamatupidajat, kes tuli nagu veebruarikuus minu juurde ja ütles, et ma enam ei suuda. Kadri, vali, mis on prioriteet? Kas ma tegelen käibedeklaratsiooniga, kas ma tegelen aastaaruande koostamise audiitoritega või ma hakkan tegema tööjõustruktuuri aruannet, mille juhend oli ka vist mingi 10 lehekülge pikk ja millised andmed ei tule meie Exceli põhjas tehtud palgaarvestusest välja. Amnestiat ei saanud, pigem öeldi meile, et kui me ei esita aruandet, siis sellele järgneme sunniraha või veel midagi hullemat. Maksu- ja Tolliametile me esitame 49 aruannet, Keskkonnaametile 15 aruannet ja äriregistrile 1 aruande. Siit ma unustasin panna, et kuna meil on mahetootmine, siis ka 1 aruanne läheb veterinaariakeskusele. Et kokku on siis 123 aruannet. Kas seda on palju või vähe? Ma ei tea. Meil on 12 töötajat, 1 raamatupidaja, ka meie raamatupidaja tahaks saada puhkust, mõnikord on ta ka haige. Öeldakse, et no mis siis, võtke veel 1 raamatupidaja, aga selleks on vaja umbes palgafondi 30 000 eurot. See on suur raha, see tuleb teenida. Võib-olla selle eest palkaks hoopis ekspordijuhi, võib-olla tootearendusjuhi. Öelge teie.
Millised on siis meie ettevõtte väljakutsed? Tooraine hinnad, nende kättesaadavus. Me kasutame oma tootmises toorainena põllumajandustooteid, ehk siis õunakontsentraadi, õunamahla, suhkrut. Need kõik on põllumajandustooted ja need on maailmaturul kaubeldavad. Kui ma alustasin tööd Linda Nektarist 14 aastat tagasi, siis oli lihtne, et kui oli kevadel, käis öö külm üle, oli saak väike, hinnad kõrged, aga nüüd on asi natuke teistmoodi. Et kõik avaldab mõju, et riikidevahelised kaubandussuhted, kuidas Ameerika saab Hiinaga läbi, mis juhtub Ukrainas, mis juhtub Venemaal, mida arvab poolakad ja nii edasi. Ja kindlasti ka kliimamuutused avaldavad mõju, et saagikusega on nii, nagu on. Eelmine aasta oli viljahinnad suhteliselt kõrged, see tähendab seda, et meile tooraine hinnad kasvasid. See aasta ei tea, vaatame, jälgime, mis Pariisis börsil toimub. Siis kuna hinnad kõik tõusevad, siis kuskilt peab ju kokku hoidma, et me oleme hästi palju ka pööranud tähelepanu ettevõttes energiatõhususele. Et alates 2018. aastast on meie ettevõtte katusel ka päikesepaneelid ja kuna meie kääritamisprotsessid on sellist hästi aktiivsed ja neid tuleb ohjata, siis tuleb ka neid ka jahutada ja kogu jahutamiseks energia suvel, see tuleb meil katuse pealt ja päikese käest, väga äge. Siis on tootmisjääkide vähendamine, et me oleme väga vaadanud oma protsesse ja mis ja kus ja me saaks nagu teha asja. Ma ei taha ütelda, et nagu säästlikumalt või et pigem on see õige sõna ehk nagu efektiivsemalt, et säästlik on see, et me peame kuskil kokku hoidma ja võib-olla kvaliteet kannatab, aga just efektiivsus. Siis kuna me oleme alkoholitootja, siis ei tasu nagu üldsegi nagu arvata, et viimaste aastatel muutunud aktsiisipoliitika ei ole meile mõju avaldanud. Et võib küsida, et kas õnne võib otsida alkoholist, siis ma arvan, et mitte, kuigi kui siit Kagu-Eestist vaadata, siis Läti riik tundub küll päris õnnelik olevat. Aga Eesti ettevõtetele on see pigem tekitanud peavalu ja muus on ka Rahandusministeeriumile on tekitanud see peavalu ja isegi mitte seda vedelikku tarbimata. Konkurents tööjõuturul, keeruline. Et meie ettevõtte töötajate keskmine tööstaaž on 11 aastat. Ja me tahaksime ka kaasata palju noori, andekaid, säravaid inimesi, aga paraku nii, et suurlinnatuled kutsuvad palju rohkem kui maakohtade pimedad aknad. Et kuidas tööjõudu leida, tundub, et viimase paari kuu kogemused tuleb üle osta, ma ei tea. Ja lisaks selle üleostmisele on ka üks kulu juures veel, et kuidas need töötajad siia Kobelasse saada. Tuleb maksta transpordikulud kinni. Ühistranspordiga mõistliku aja jooksul Kobelasse ei saa ja ära ka ei saa. Võib-olla see, et ära ei saa, on hea. Õnneks on riik investeerinud nüüd sellel aastal, alustan projekti, millega rekonstrueeritakse Antslat läbivad riigiteed, sealhulgas ka Kobelat läbivad teed ja 12 kilomeetrile investeeritakse 7 miljonit eurot. Väga äge, mis sest, et me roomame autodega kaevikutes ja autod pesime viimati maikuus. Tootmise automatiseerimine ja digitaliseerimine, me oleme väga palju ressursse pannud automatiseerimisele, sealt on ka tulnud see, et me ei ole töötajate arvu pidanud oluliselt kasvatama ja viimane rida muutuvad trendid, kui see alkoholi tootmine on seotud nii suure poliitilise riskiga ja ettevõtted ei oska sellega kuidagi toime tulla, et võib-olla siis peaks mõtlema mõne muu tegevusvaldkonda alla. Nii, ja viimane slaid, kuna mulle anti märku, siis ma joonistasin ja kirjutasin õnnevalemi. Ehk siis, et läbi ettevõtluse saavutada edu või õnne on vaja palju ägedaid, õnnelikke, nutikaid, tarku, osavaid, initsiatiivikaid inimesi, siis seal keskel on, siis see on õnn. See ei ole just väga lihtne,
aga mõned ettevõtted saavad sellega hakkama, mõned ei saa. Ja kokkuvõte siis minu esitlusel oleks siis see, et edukas on see ettevõte, kes näeb võimalusi seal, kus teised veel ei näe või kus teised enam ei näe. Aitäh! Aitäh, Kadri! Enne veel, kui ma küsin nende aruannete kohta, kõigi kohta, mis mulle tundub sinu ettekande võib-olla selline tuumikese, mida võib-olla tahaksin öelda. Veel ühe selle fakti ka, mida ma seal nende faktilehtede pealt ei leidnud ja guugeldasin kiiresti ja ei leidnud kohe börsidokumentide hulgast ka. Kui palju te palka maksate? Et teil on 12 töötajat, mis see keskmine palk on, mida te maksate siis oma ettevõttes? Postimees ma lugesin, et meie ettevõtte keskmine töötasu oli vist 1000 millegiga, et me olime esimese 100 sees Lõuna-Eestis. Postimehest? Jah. No väga hea. Jah. Ehk siis esimese 100 sees see tähendab, et pigem nagu siis see ülemine pool. Jah. Ja ikkagi ei ole lihtne töötajaid leida? Ikkagi ei ole lihtne töötaja leida. Millega te siis üle ostsite või oli see puhas raha või mismoodi näeb välja ühe ettevõtja jaoks, kes maksab üle keskmist palka, et kuidas siis ikkagi see töötaja leitakse? Me pakume väljakutseid. Inimesed, kes armastavad väljakutseid ja kes ei taha igavat elu või liiga lihtsat elu, siis need tulevad meie juurde. Mis see tähendab? See tähendab seda, et on inimesi, kelle jaoks võib-olla raha ei ole kõige tähtsam asi ei ole. Mis see siis on, millega te meelitate? Mis see on siis? Ma saan aru, tünni enam ei lubata, seal on robotid, eks ju. Et mis see eriline maasikas või miski on siis? Meil on põnev ettevõtmine, meil on põnevad ideed, meil on kaasaegne tootmine. Viimane kord, kui Tööinspektsioon käis meie juures kontrollimas, siis ta ei teinud mitte ühtegi ettekirjutust. Minu jaoks oli see kummaline, sest et nii nagu ei ole absoluutselt tervet inimest, on vaid halvasti uuritud inimesed, nii ei ole ka absoluutselt eesrindlikku ettevõtet, on vaid halvasti uuritud ettevõtted. Et meil on võimalus areneda, meil on võimalus teostada, meil on väga hea tootearendusbaas, meil on kaasaegsed laboriseadmed, et inimene, kes huvitub aroomitehnoloogiast või veinist või alkoholi tootmist või üldse kääritamisest, siis see leiab endale nagu võimaluse ennast teostada. Ja seda ma tahtsin ka veel küsida, täpselt see kääritamise teema on ka veel väga huvitav. Et kui pika aja te asendasite, varem käis see mitu kuud? Paar kuud käis. Paar kuud ja nüüd käib 10 päevaga. 10 päevaga. Ja. Arvestades, et Eestis valitsusi ka käärib kogu aeg. Kuidas saab kiirendada valitsuse käärimist? No, ja küsimus. Selge, pärast räägime seda. Nii, aga nüüd ikkagi see aruannete arv, see tõesti oli 123, ma vaatasin üle, et tegelikult on see muidugi vähe, tööpäevi on aastas 253, sa saaksid iga päev veel tegelikult teha. Põhimõtteliselt küll, jah. Põhimõtteliselt ikkagi on jäävad. Sina läheb veel 2 aruannet börsile ka veel juurde lähevad. Mis ettepanek siis tegelikult on või mida sa siis tunned, mida seal liiga palju on? Statistikaamet peab kusagilt riigi targemaks juhtimiseks andmeid koguma, Rahandusministeerium või Maksuamet samamoodi ju tahab saada aruandeid, kus kohas seda vähendada saaks? Öelge teie. Ma olen 14 aastat töötanud ja on räägitud nullbürokraatiast ja natuke nagu on mõnes mõttes nagu lihtsamaks ja kergemaks läinud. Tänu ID-kaardi kasutusele võtmisega, et ma ei pea enam iga kord mõtlema, et mis konkreetselt selle süsteemi kasutaja tunnus ja salasõna oli, ma login sisse ID-kaardiga ja mõned andmed on nagu eeltäidetud. Et võib-olla ongi see, et mõtelda see aruandussüsteem ära ja muuta need andmed siis ka rohkem laialdamiselt kasutamised, kui me esitame Maksuametile mingi teatud andmed, siis need võiks kasutada ka Maksuamet või Statistikaamet või vastupidi siis aastaaruandesse esitatud andmed võiks ka väljenduda kuskil muul pool. Et see võib-olla üks lahendus ja eks need andmetega on niimoodi, et tavaliselt need andmed, mida nagu saab kergesti kätte, nendega ei ole midagi teha. Aga need andmed, mida tegelikult vaja, siis neid ei saa kergesti kätte. Ja nende kättesaadmiseks või talletamiseks või ükskõik, mida on vaja teha investeeringuid. Ja võib-olla kui Statistikaamet tahab ka mingisugust aruandeid saada, siis võib-olla siis peaksid olema ka Statistikaametil välja mõeldud vastavad liidesed, mida siis suuremad, raamatupidamisprogrammid saaksid ka kasutada. Et aga samas jällegi, kui võtta väikeettevõte, siis ma usun, et enamus alla 10 töötajaga väikeettevõttest ei ole soetanud enne palgaprogrammi ja teevad seda Exceli põhiselt, et siis võib-olla oleks neil ka siis võib-olla mingi tööriist riigi poole, kuidas neid aruandeid siis niimoodi jooksvalt siis koguda ja kätte saada.
aitäh, Kadri! aitäh! Suur tänu!